Tere, mina olen Maria ja ma olen pärit Venezuelast, kuid olen Eestis elanud juba 15 aastat, nii et võib öelda, et ma olen osaliselt eslane ka. Hola, mi nombre es María y originalmente soy de Venezuela, aunque ya he vivido en Estonia por 15 años y podría decir que soy parcialmente estonia. Ma tulin siia sellepärast, et see minu abikaasa, tollel ajal ta oli mu poissõber ja mina tahtsime praktika teha Euroopas. Mu õde oli juba samad teinud Saksamaal, nii et me võtsime sama programmi ja ta leidis praktika võimalus siin Eestis, Tartus ja mina leidsin võimalus teha seda Varssavis, Poolas. Ja siis elasime niimoodi 1 aasta. Selle aja jooksul siis saime kogemus, saime õppida mõlema riigi kultuurist ja eluviisist ja siis otsustasime koos, et hakkame siin Eestis elama, sest jah, oli palju nagu, kuidas öelda, kooskõlas meie eesmärgidega. Ma praegu teen oma karjääris pausi ja siis sellega on mul võimalus investeerida rohkem aega kui tavapäraselt oskustele õppimiseks. Näiteks proovin praegu oma eesti keele oskust edasi arendama. Ma õpin ka, kuidas auto sõita, et oma juhi luba saada. Õpin ka, kuidas puitfiguuri nikerdama. On väga raske minu jaoks leida sarnasused Venezuela ja Eesti vahel, sest ma arvan, et kultuuri on, kliima mõjutab väga palju kultuuri, mida sa sööd, mida sa teed väljas või õues või sees. Ja Venezuela asub troopilises kohas ja Eesti on Põhjamaal. Aga toit on üks väga lihtne oskus leida sarnasused. Nii et mõned inimesed ei tea, et me sööme Venezuelas ka verivorst. Me ei söö seda jõuluajal ja me ei söö seda koos moosiga. Meie jaoks need on nagu täiesti erinevaid asju. Üks on solane, teine on magus, sa ei pane neid kokku. Ja see on meie jaoks nagu maatoit. Nii et ütleme, et sa oled linnainimene ja sa sõidad maale, sa leiad teel mingi restoran, võid seda süüa seal. Meil on ka midagi, mis on väga sarnase kui kamaga, see on nagu jahu ja me joome seda ka, aga mitte kefiriga. Vahemalt sa leiad seda nagu selles regioonis, kus ma kasvasin, mitte nagu igal pool Venezuelast. Aga jah, ja seda ma sõin, kui ma olin laps. Ja meil on ka midagi, mis on kefiriga väga sarnane. See on nagu hapupiim ja kefir vahel ja seda me sööme ka nagu maal. Venezuela lased räägime, kuidas öelda, kõvasti ja räägime kõik samal ajal ja me tantsime ja me teeme müra tänaval ja see on täiesti okei. Aga siin on inimesed leiavad, et see on ebaviisakad, kui sa räägid selle kõvasti häälega. Ja näiteks, kui räägime jõulu tähistamiseks näiteks, siis Venezuela tähistamine on ka perekonnaga. See on üks oluline, mida me veedame oma perekonnaga, aga me tantsime ja meie jõulumuusika on just nagu piidu. Nii et selles mõttes ma arvan, et olime erinevaid, aga lõpuks oleme kõik nagu inimesed ja siis kui sa saad tutvuda, siis leiad, et tavalised hirmud ja unistused ja eesmärgid on inimeste jaoks tavaliselt sarnased. Ma olen nii kaua Venezuelast eemal olnud, et on väga lihtne juba nagu asju unustada.
aga mõned asjad tulevad meelde, kui ma lähen reisile näiteks või ma lähen turule ja ma leian turult väga ilus ja suur papaja. No Venezuelas papajad on nii suured ja siin tavaliselt kui leiad poes, on need nii väike, nii et ma ei osta, aga siis kui ma näen suur ja tõsine papaja, ma mõtlen nagu oma lapsepõlves näiteks ja siis kohe ostan ja samast taevas, seal on alati sinine. Kui inimesed ütlevad, et täna on pilvine päev, see ei ole üldse pilvine nagu võrreldes, kui ütleme seda siin Eestis. Kuigi palavust ma ei igatse. See on minu keha jaoks juba liiga palju. Oli liiga raske minu jaoks siin esimesed 4 aastat, aga pärast 15-16 on nagu liiga palav, kui ma olen seal. Ma arvan, et üks suur osa igas kultuuris on toit, nii et see on kõige lihtsam viis, kuidas nagu hoida mõned kombed, ütleme nii, et ma ei tee nagu iga päev midagi, mul on sõbrad, kes neil on vaja teha midagi iga päev, mis on nagu nende kultuuriga seotud, aga mulle piisab, ma ei tea, aeg-ajalt teha mingi hommikusöögi või õhtusöögi, mis on Venezuela retseptidega. Kõige lihtsam ja minu lemmik on arepa. Ma isegi, mul oli väike arepa-äri paar aastat tagasi siin Telliskivis ja inimestele väga meeldisid neid arepad. See on nagu maisijahu, ütleme, et leib või sai ja see tehakse maisijahuga, mis on eelküpsetatud, nii et see absorbeerib vett ja sa võid siis teha need ringid, mida sa küpsetad paanil. Ja sööme tavaliselt neid nagu pankköögi nagu pühapäeval, sa paned neid laua peal ja sa paned, ma ei tea, juustu või moos, ükskõik ja siis igaüks võib nagu valmistada oma arepat nii, kui ta tahab. Ja see on üks moodi ja muidugi, kui me tähistame jõuluks ja aastavahetus, me saame perekonnaga koos ja meie tähistamine on nagu pool eestlase moodi ja pool Venezuela moodi, et näiteks toit on nagu, ma ei tea, meil on verivors moosiga, aga samal ajal meil on ajaka, mis on väga oluline jõulutoit Venezuelas ja üks väga oluline osa meie kultuurist on meie sünnipäeva laul. Isegi teistes riikides, kus hispaania keel on emakeel, neil ei ole seda laul, nii et nad teavad, et need on venezuelalased, kui nad hakkavad seda laulma. See on väga pikk ja üks väga oluline osa meie sünnipäeva tähistamisest. Ay, que noche tan preciosa, ma ei ole hea laulja. Esta noche de tu día todos llenos de alegría. En esta fecha natal, 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 tus más íntimos amigos esta noche te acompañan, te saludan y desean. Ja siis hakkab nagu kiiremaks käima. Un mundo de felicidad, felicidad, felicidad. See on väga pikk. Mul Eestiga seonduvad need 3 sõna vaikus, edu ja loodust. Sellepärast on siin võimalik leida nagu aega iseendaga olla ja see on vaikus minu jaoks. Edu, sest kui sul on eesmärgid, mida sa tahad saavutada, siis on sul see kontekst, mis annab sulle võimaluse seda teha. Ja siis looduses on nii lihtne looduse jõua, kui sa sõidad, ma ei tea, 20 minutit juba metsas. Eesti sünnipäevaks ma soovitan riigile siis rahu ja siis palju tarku ja siis sälivaid ja töökaid inimesi, kes aitavad meil edasi liikuda riigina
kes on teiseks eeskujuks. Feliz Día Independencia, Estonia! Ja.